vlog, It's Banana Beach ja täna on siis 2. september, laupäev. Ma mõtlesin, ma võiks nagu teha ühe jõuluvlogi, sellepärast, et täna on mul plaanis kodu kaunistada. Jah. Et see on nagu see jõuluasi, mis ma teen. Võib-olla ma lähen jõululaadale, ma pole kindel. Siis ma tahaks minna peiluga jalutama kuskile lumisesse metsast, et talle kindlasti meeldib ja mulle meeldib. Ja praegu ma teen lihtsalt siin meiki sätin ja mõtlesin, et võiks praegu juba vlogi alustada. Ma näitan Niks on nagu nii lahke ja hea. Minuga on, ma ei tea, kuidas ma selle olen ära teeninud, aga ma olen Niksilt igast kingistusi saanud. Näiteks hiljuti nad saatsid mulle sellised lauverüpaletid ja üldse need, oota, mis on? Mingi Elements, mingi sari tuli vist välja, saatsid mulle sealt igast asju, mingi huule asju, need paletid. Oh my god, ja siis ma praegu nagu proovin neid, ma olen üks kord varem ka nendega meiki teinud, aga viimasel ajal pole üldse viitsin nagu lauvärvidega üldse midagi teha. Ma meigin nii vähe viimasel ajal. Wow. Oh my god, kui pretty. Ja siis ma sain veel Niksilt sellel nädalal advendikalendri, kus nagu iga päev sa avad selle väikse ruudukese ja sa saad endale mingi huule toota. Oh my god, ja siis ma mõtlesin, äkki võiks selle kõik nagu korraga ära avada tänases videos õhtupoolest, kui on kõik kaunistatud mingi kuuse ja siis võiks seda näiteks teha. Joo, ma teen väikse disclaimeri. Täna on siis pühapäev, päev hiljem ja Anita pani ka Niksi kalendri avamisvideo ülesse. Jälle juhtub niimoodi, et nagu ma filmin midagi ja siis keegi filmib ka sama asja, aga me nagu ei tea, et me filmime neid asju. Ja siis ta paneb enne mind üles, nagu mul on paljud YouTuberitega olnud, et lihtsalt disclaimer, nagu ma ei hakka enda videot sellepärast ära kustutama, et keegi teine jõuab enda video lihtsalt üles panna ja tal tuleb nagu sama idee. Ja lihtsalt väike disclaimer, seda on varem kui juhtunud, see on mingi heitega, ma olen nagu, see pole minu süü, et keegi lihtsalt jõuab oma video minust varem üles panna, onju. Ja kui nagu kõikidele saadetakse neid kalendreid, siis arvata on, et nagu kõik kirjutavad sulle please ava ja siis sa nagu teed selle video, nii et siin ei ole nagu midagi originaalset ega kellegi kopimist, vaid lihtsalt juhtub. Okei, ja nüüd läheb tagasi tavalise vlogi juurde. Üks asi on see, et sa nagu avad iga päev mingi ühe šokolaadi, vaata, aga meiki tahaks ikkagi korraga avada ju. Peilu läheb kurjaks juba. Te võite mulle all kommentaarides öelda, kas teil on juba ehted üleval. Mina tahtsin see aasta jõule alustada varem, ehk juba novembris tahtsin kõik ülesse panna, aga millegi pärast ma ei teinud seda, ma ei tea. Nüüd on juba 2. detsember ja mul on viimane aeg lihtsalt kuusk üles panna. Kas ma võiks need ääred natuke tumedamaks teha või? Ma ei tea. Äkki selle pruuniga see natuke neutraliseeriks ka. Ma arvan, ma jätan oma meigi niimoodi, sest et ma hetkel ei viitsi midagi huultega teha. Kell on juba mingi 1 vist ja nii ruttu läheb pimedaks ja ei taha väga nagu pimeda peale jääda, kui ma lähen peiliga jalutama, nii et jah, ma panen ennast soojamalt riidesse ja lähen. Ja ma ei tea, kas ma võtan teid ka, sest kui seal on midagi näidata, siis ma võtan, aga ma ei tea. Pigem ma täna vlogiks seda õhtust osa, kui ma kaunistan ja siis näitan teile seda Niksi advendikalendrit ja et eks ole näha, kuna me järgmine kord räägime. Kell on 6:41, ma olen lõpuks kodus. Päeval ma käisin siis peiliga korra jalutamas ja siis ma läksin jõululaadale. Ma pärast näitan, mis ma jõululaadalt sain. Mitte eriti palju, aga ma sain nagu suht laheda asja. Ja siis ma läksin veel lõunakasse. Lõunakas ma käisin veits poodides. Vaatasin jõuluasju ja ostsin endale paar riidasja, et ma pärast teen hooli, kui mul on kõik kaunistatud, nii siis ma tahaks seda teha nagu kuuse ees, mõtlesin, et tahaks kihuta, aga praegu ma hakkakski lõpuks kuus kehtima. Oota, kas mul võib see telekas peale jääda või? Okei, ma loodan, ma ei saa mingit copyrighti, no mina ei tea. YouTube on nii hulluks läinud nende asjadega. Aga mis ma täna ostsin oli, et ma käisin, Oliver, kas see oli Jyskist või? Jyskist me ostsime kuuse tippu sellise tähe ja siis ma käisin pärast Maximas, mul on kodu lähedal Maxima ja siis ma nägin seal selliseid tähti ja siis mõtlesin, et oleks nagu cute panna, sellepärast, et minu kuuse teema eelmisel aastal ja sellel aastal on kuldne ja valge või noh, pigem valge ja siis nagu kuldsed aktsendid. Et ma näitan, mis mul siin, mul on siin see jõuluasjade kott, aga see on selle videovalgus on nii halb, ma nagu vabandan. Aga jah, mul on hästi palju selliseid kuule, mis ongi nagu valged, siis sellised sädelevad kuldsed ja mitte sädelevad kuldsed. Ja kui ma ütlen palju, siis mul on neid nagu hästi palju. Siin on mingid suured kuulik, aga ma ei tea, kas ma need üldse võtavad välja. Ja mingid natuke teistsugused ka mingid, mul on vist mingeid kallimaid ostnud niimoodi eraldi. Minu vist neid Prismas kunagi müüdis. Oi,
ja siin on igasugused põhjapõdrad kuldsed ja mingid lumehelbekesed. Mul on mingid punased, aga ma ei tea, kas ma panen neid see aasta. Ma ei tea, eks olen näha ja eelmise aasta see täht, mis tipus oli selline, aga see on hästi raske, siis ta lihtsalt nagu vajus hästi koledalt ära. Ja otsa ma ei tea, kuhu täpselt kuuska panna. Ma mõtlen, ma ei tea, aga kui kuusk on ära ehitud, siis ma peaks panema veel jõulutuled igale poole. Ja läheb aega. Ma panin täpselt kuuse üles. Selline ta välja näeb, see pole nagu mul lemmikkuusk üldse. Ma arvan, järgmine aasta ma ostan uue kuuse. Ja see võiks pikem olla. See on nagu täpselt minu pikkune, see väike asi vaata. Aga see ei ole nagu volüümikusega midagi, nii et see tundub veel. Okei, nüüd viimased paar asja ma panen selle tähe seadse, mis ma ostsin, see on ostetud Jyskist siis. Ma tahaks kõrgele, kui kõrgele ma panen selle. Nii või? Võib-olla mitte. Oota, ma üritan ikka 2 oksa sisse panna. Või 3. Ja nüüd ma panen tuled. Ja siis te näete, palju nii vitri. Jõulud. Nii, ma olen nüüd enam-vähem ära kaunistanud. Ma panin kuusa alla selle lambavaiba kassa, nagu veits ilusam välja minu meelest. Ja siis ma näitan, mis mul seal diivani juures on. Siis siia diivani peale, laua peale ma panin sellise väikse kuuse, see on mingi kunstkuusk. Ja siis need väiksed punased ehte, mul tuli meelde, et tegelikult ma ehtisingi nendega seda kuuska nagu veidi käis just söömas. Ja siin all on mingisugune suur lumehelves, mis tegelikult peaks nagu puu külge käima, siin on see värk ka nagu midagi riputada. Aga minu meelest eelmine aasta panin ka selle lihtsalt selle peale nagu selle kuuse alla tähendab nagu aluseks. Ja siis siin taga see on mingi suht suvakas asi. Ma kunagi sealt vaatasin, et see on ilus nagu mingi jõululik ja siis ma nägin kunagi vist eelmine aasta Prismas mingit pudi, ma ei tea, siin on mingid käbid ja mingid imelikud, mingid lehed sees, mis peaks nagu jõululikult lõhnama. Minu meelest see enam-vähem lõhnab, aga ma ei tea. Ma lihtsalt panin selle sinna nagu niisama. Ja siis tegelikult siit on näha, et seal teleka juures on mul veel nagu mingi veits kuulikesi ja värke, mis mul nagu üle jäid. Mõtlesin, et see oleks veits dekoratiivne, kuigi need kuulid on nagu ikka nende plastmass selle pakendi sees, et tegelikult ma tahaks nagu mingit läbipaistvat vaasi, et see oleks täiega hea. Ja siis magamistuppa liikudes me panime siia lakke sellised tulukesed, et need on need nagu kolmnurga oma mingi icicles vist, aga me panime need 3-kordselt, et need oleksid ainult nagu selle tapeedi osa peast, et nagu meil on nagu see sein ja siis see sein siin nagu tapeediga ja siis nagu tuleb valge osa ja siis kuna nad on tumedad, siis jääks valge osa peale suht kolem ja me panime lihtsalt nagu 3-kordselt ja see on nagu natuke ilusam ja täidesam ka. Ja siis siin voodi peal on mul ka mingisugused tulukesed. Ma ei mäleta, mille jaoks ma need ostsin, aga vist mitte selle jaoks, on ta lihtsalt nagu liiga lühikesed, siis ma lõpuks panin siia voodi otsa, siis mõtlesin, see on nagu ilus. Ja nagu täiega valga, mul nagu mitte ükski teine tuli siin hetkel ei põle ja nagu täiega valgustab lihtsalt. Jah, et see oli minu... viimane asi veel, kuigi see pole nii tähtis. Ja siis viimasena muidugi on siin laua peal minu imeilus piparjoogimaja, mis on näha, et siin on katust veits söödud. Ups, mul läks kõht tühjaks. Ja siis siin taga on jõulukalender. Ma pole siit veel ühtegi võtnud, sellepärast ma alles täna ostsin selle mingi Maximast, ma ei tea. Jah, kõige selline tavalisem mingi odav advendikalender. Nii, nüüd on siis huvitavam osa vlogist, kus ma näitan enda väikest hooli tänasest, mis ma ostsin. Ja siis ma näitan ka Nixi advendikalendri sisu. Aga ma arvan, ma alustan jõululaada hoolist. See pole jõululaada hool, vaid nagu lihtsalt tänase päeva hool. Et ma võtan siit see koti. Tegelikult ma käisin peale jõululaadal käimist lõunakas, nagu ma ütlesin, siis ma käisin Sportlandis ja ma ostsin endale sellise adisärgi. See on suht lai, see on nagu samasugune hästi lohvakas nagu see valge, aga ta on natukene pikem ja mulle meeldis see asi siin ees, nagu see kiri ja nagu milline see välja näeb. Minu meelest see on nagu super cute, mingi mustade hästi ümber teksastega ja võib-olla mingisuguse teksajakiga või midagi, kuigi praegu vist väga teksajaki ei kannaga ja mulle lihtsalt meeldis, mõtlesin, et võiks osta, see pole ammu nagu ostnud väga asju. Tegelikult ma ostsin natuke aega tagasi ühe T-särgi ja ühe pusa, aga muidu nagu ma pole endale väga riideid ostnud nagu pikka aega. Ja Levise poest ma ostsin endale jällegi T-särgi, sest ma lihtsalt kogu aeg kannan T-särke. Ja need on nagu superinn nagu mingi brändi logoga T-särgid. Ja siis ma ostsin endale sellise valge. Mul on selline hall ka ja ma ostsingi nagu paar nädalat tagasi endale sellise halli ja siis mõtlesingi, kas nagu võtta see või hall ja mõtlesin, mul juba üks valge Levise särk on olemas, kuigi ta natuke teistsugune. Ja siis ma ikkagi nagu otsustasin halli kasuks, aga ma mõtlesin sellest särgist ja mul üks tuttav töötab Levise poes, siis ma saan seal nagu veits soodukat ka, siis mõtlesin, et tavai, ma lähen käin ära. Ta oli täna täpselt tööl ka.
nii, ja siis, oi, ma käisin mingi toidupoes, mingi dušikäi olen ostnud. Ma ei tea, see oli soodukaga, sellepärast mul oli uut dušikäi vaja. Siis mul on üks nagu treenikoti selline nagu kodus ja see, mis mul kodus on, see sai otsa. Ja siis, nagu ma ütlesin, ma käisin jõululaadal ja ma tahaks teilile anda pärast, mida praegu magab rahulikult, aga ma ostsime jõululaadalt sellised koerte küpsised. Ma ei tea, kui head need tema kõhul on, sest ta on nagu täiega õrna kõhuga koer, aga me proovime natukene, kui tal ei sobi, siis ma ei tea, ma annan kellelegi ära. Ja siis jõululaadalt, oh my god, ma ostsin endale Victoria's Secreti lõhna. See on Victoria's Secret Angel lõhn ja ma teadsin, et Victoria's Secret on see koha peal, tegelikult see oli ka suur põhjus, miks ma tahtsin üldse minna jõululaadale. Sest iga aasta ma vaatan seda seal ja siis mõtlen, et tahaks midagi, sest meil Tartus ei ole ju Victoria's Secretit. Ja mulle ei meeldi mingid mõtletud mingi lõhnavad kehakreemid või mingisugused bodysprays, see üldse ei püsi peal. Mulle meeldib nagu päris parfüüm, sellepärast, et see on sul nagu päriselt peal ja nagu pikka aega. Ja kui aus olla, ma enamasti ostsin selle sellepärast, et mulle öeldi, et see on kõige populaarsem lõhn ja lisaks vaadake seda pudelit. Oh my god. Aga nüüd liigume edasi. Ma ei tea, kas see on kõigi jaoks kõige huvitavam, aga kui siin nagu huvitav meik, siis ja see on Nixi advendikalender. Nix saatis selle mulle, aitäh Nix, see oli nagu täiega üllatus, et saatsid selle mulle vist 31. novembril ja ma oleks saanud täpselt esimesel siit asju avama hakata, aga ma mõtlesin, ma võiks video filmida ja selle siis videos teha, sellepärast pole seda teinud, täna on siis teine. Aga hakkame siit otsast peale, ma arvan, avame. Okei, ma avan esimese ja siin on vist punane matt huulepulk. Veel lahti ka. Kusjuures ma polegi proovinud selliseid tavalisi Nixi huulepulki, sest see on nagu mingi minitester suurus vist. Aga nagu ma isegi ei ole paha, sellepärast need on lihtsalt nii palju, et nad ei mahuks mulle ära. Ma võtsin see ühe karbiga, kuhu ma neid kõiki hakkan sisse panema. 2. detsember, mis on tänane päev, siit tuleb välja Nixi Liquid Suede toonis Soft Spoken. Ja see on selline suht tume, lillakas, natuke pruunikas võib-olla. Seda ma tahan kindlasti proovida kunagi. Või noh, ma kindlasti proovin kõike, aga nagu seda ma tahan nagu kindlasti nagu lähitulevikus proovida. See on selline lahe värv. Järgmine on mingi Simply Vamp sarjast Lip Cream toonis She Devil. See on lahti ka. Ja see on jälle, see on suht sarnane minu meelest sellele toonile. Aga noh, ilmselt need on täiesti erinevad tooted. Aga 4. detsember, see on NYX Lingerie huulepulk toonis Push Up. See on siis nagu vedel huulepulk. Ja see on täiega ilus nude toon, oh my god. See on täiega ilus, ta on selline suht nagu külm. Ma ei saa öelda nagu hallikas, aga ta pole nagu soe, ta pole oranžikas ehk nagu vastupidine. 5. detsember on siis selline super erk roosa huulekas, see on see Soft Matte Lip Cream toonis Paris. Oi, see tundub nii ilus! Järgmine on NYXi Lip Butter lipstick, ma polegi nüüd Lip Butterit proovinud. See on nii ilus roosa ja see on toonis Seashell ja see näeb välja selline. Aga see on nagu täiega cute Barbie roosa, kui mul juuksed, ma ei ole vist rääkinud, aga ma kavatsen juukseid värvida varsti ja kui ma olen uue juuksevärviga, mis alles juhtub järgmine aastast, nagu mu juuksel pole enam aega minu jaoks, siis see näeks täiega cute välja mu peal. Kas see on nagu väike hing, kas sa saate aru, mis värvi mu juuksed värvin on? 7. detsember on NYXi Buttergloss toonis Berry Strudel, nagu marjastruudel. See on hästi lillakas. 8. detsember jällegi nagu üks mu igapäevavärvidest, ma arvan, hakkab olema. See on NYXi Buttergloss toonis Creme Brulee. Oh my god. See on nagu täiega perfect nude, mis ma tahan lahti teha. Oh my god, kui pretty. Eriti minu uue juuksevärviga, mis varsti hakkab olema. 9. detsember on siis jällegi matt huulepulk toonis Up the Base või Base? Okei. Igal juhul näeb välja selline tume lilla. Sellega läks täiega kaua aega nende lip lingereide väljasaamisega on nagu päris suuri raskusi. Aga samas need on nagu ühed mu lemmikud NYXi tooted, nii et pole hullu. Igal juhul 10. detsember on siis selline NYX lingerie toonis corset, mis ma tean, et on täiega cute. Ma olen mõelnud seda osta, aga ma pole veel ostnud. Võib-olla polnud poes või midagi. Ma tean, et üks tüdruk, kes teeb YouTube'is videoid, nagu kannab seda täiega ja see nägi nii hea tema peal välja, nii et oh my god, yes, lihtsalt. 11. detsember on siis järjekordne Soft Matte Lip Cream
toonis Sao Paulo. Ma ei tea, see on mingi kohtade nimedega. Ta on suht erkroosa ikkagi. Siis 12. detsember on jällegi Matte Lipstick toonis Indie Flick. 13. detsembri alt tuleb välja NYX Liquid Suede Cream Lipstick toonis Vintage Retro. Selline pruunikas, jällegi suht lahe toon, mida ma tahaksin kindlasti proovida enda peal suht ruttu kunagi. 14. detsember on NYX Butter Lipstick toonis Root Beer Float. Näeb välja selline, ta on suht nagu selline pruunikas nude, nagu mõne inimese jaoks oleks nude, aga nagu heleda naha peal see pole päris nude. Aga siiski see on hästi selline neutraalne toon ja kindlasti midagi, mida saab nagu igapäevaselt kanda, ma arvan. 15. detsember tuleb jällegi üks lilla NYX Buttergloss toonis Raspberry Tart. Jällegi 16. detsember on siis NYX Lingerie toonis Embellishment. Jälle väga-väga kena toon, mida ma kindlasti hakkan nagu igapäevaselt niisama kuskile minnes kandma. 17. detsembri alt leiab NYX Simply Red Lip Cream toonis Russian Roulette. See on siis jälle selline punane huulepulk või ma ei tea, kuidas selle kohta õigesti öelda. 18. detsember on väga eriline. See on NYX Liquid Suede Cream Lipstick toonis Stone Fox. See on reaalne lihtsalt nagu hall. Nagu reaalne hall. Suht cool. Oleme viimase reani jõudnud, lihtsalt see näeb täiega Destroyed välja, see tuli nii raske siit lihtsalt välja võtta. Aga viimane rida läheb käima ja see on 19. detsember, kus me leiame NYX Soft Matte Lip Creami toonis Copenhagen. See on selline tume lilla. 20. detsember on järjekordne NYXi Matte Lipstick toonis Shocking Pink. Ja see on jälle selline nagu hästi neoonna, natuke külma tooni roosa huulepulk. 21. detsember leiame siit NYX Lingerie toonis Exaric. Seda ma tean ka, et see on nagu täiega populaarne NYX ja ma tahtsin seda osta, aga seda ei olnud poes, kui ma läksin, nagu kõik oli otsas. Meil Tartus on kogu aeg probleem, et nagu kõik NYXi huuleasjad ja üldse kõik NYXi asjad on kogu aeg otsas, see on nii populaarne ja ma ei tea, nad väga ei stoki siin asju. Aga see on selline hästi kena igapäeva huulevärv, selline nude, aga ta on nagu selline tumedam nude, eriti kui sa oled nagu heleda nahaga. 22. detsember on Intense Buttergloss toonis, ma isegi ei oska hääldada, mingi, okei, ma proovin, mingi Tres Leches. Kindlasti vale, aga jällegi täiega cute, nagu igapäeva nude, ma nagu laavin selliseid toone lihtsalt. Täiega cute. Olemegi eelviimase juures 23. detsember ja siit tuleb siis välja NYXi Buttergloss toonis Sugar Cookie. Mulle lihtsalt meeldib see nimi täiega. See võiks lõhnata ka nagu Sugar Cookie. Ei, see ei lõhna nagu Sugar Cookie. Aga jällegi selline hästi bright, võib-olla lausa Barbie roosa. Ja kõige viimane tea, mis siit tuleb 24. detsember. Siin on siis NYX Butter Lipstick toonis Ripe Berry. On jälle selline tugev või nagu sügav pruunikas lillakas värv, mis on nagu jällegi minu meelest täiega cute, eriti sügiskuudel. Selline oli siis see NYXi advendikalender. See näeb täiega Destroyed välja, mul on nii kahju, aga lihtsalt ma ei saa neid paremini välja, nagu ma üritasin seda võimalikult ruttu siin videos teha. Ma sain 24 uut huulepulka, millest nagu umbes pooled vist olid sellise, mida saab nagu lausa iga päev kanda, mis on täiega hea. See tähendab, ma hakkan neid tihti kasutama, aga samas just selliste kalendrite või nagu selliste asjade puhul ongi tore see, et sa saad asju, mida sa võib-olla ise ei ostaks, aga sa ei või kunagi teada, kuna sa võiks seda vaja minna. Näiteks mingi Halloween tuleb või nagu mingisugune nagu teistsugune pidu, kui sa tahaks näiteks halli huulepulka kanda, täiesti võimalik, siis tänu sellistele toodetele nagu see advendikalender saad siis neid asju proovida. Ja võib-olla leian midagi uut, mida sa ise muidu ei ostaks, seepärast minu meelest ongi sellised kalendrid hästi lähedad. Aga ma lõpetan selle video nüüd ära, sest et see läks täiega pikaks, kui ma näitasin kõiki neid asju. Ma loodan teile meeldis, see oli veits nagu, ma ei tea, nagu ma väga enda päeva ei vlogi, ma lihtsalt nagu näitasin, mis ma ostsin ja niimoodi, aga nagu jõulud ongi suht nagu kingituste aega nagu. Jah. Et ma loodan teile meeldis see video, mina hakkan kohe verivorsti sööma. Pane thumbs up, kui sul meeldivad jõulud ja verivorst. Ja kui sa ei pane thumbs up, siis Peili on väga kurb. Ma ilmses videos ütlesin, ma blokid teid ära, et ma tegin nalja. Ilmselt, et ma ei blokid teid ära. Aga like'i võiksid ikkagi panna nagu thumbs up'i. Ja ütle mulle all kommentaarides, kas sa oled juba see aasta verivorsti söönud? Ma tahaks teada sellepärast, et ma hakkan kohe verivorsti sööma ja ma ei suuda muule mõelda. Aga kui sulle meeldis see video, siis pane thumbs up.
kui sa tahad mind kuskil sotsiaalmeedias follow-da, sa võid teha seda Instagramis, Rarist Humberis või Facebookis. Ma olen Facebookis. Võide. Ma olen igal pool. Snapchatis ka. Kusjuures, kui ma olen siin seda introt teema, pole vist kunagi Facebookis öelnud. Jah, mul on Facebooki leht, mida ma nagu üldse ei reklaami. Iga kord, kui ma panen uue video, ma lihtsalt panen sinna lingi, vahepeal võib-olla kirjutan veel midagi. Ma ei tea, et te lihtsalt teaksite nagu kõik mu sotsiaalmeedia lingid. Kaasa arvatud Facebooki link on siis all video descriptionis, nii et sa võid minna vaatama. Issa ma vihkan, kuidas see valgus mu juukseid teeb. Tundub nagu mu jaoks mustad juuksed. Ma lihtsalt teen nagu so over tumedad juuksed, aga teine video tuleb see teemaks, kus ma räägin sellest lähemalt. Aga jah, ma loodan teile meeldis see video ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Ja kui teil on mulle veel mingeid nagu jõuluvideo suggestions, siis please jätke need nagu alla kommentaaridesse, sest et ma tahan ennem jõule peaaegu kõik videod nagu jõuluteemalised teha, sellepärast et see on ainus aeg aastas, kui seda on võimalik teha. Ja thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.